No tere! Meil on siin testvideo ja meil on selline kaamera nagu Sony 43A 4K videokaamera. Me väikest testi teeme siin siis ja tahame teile näidata sellist igast video selliseid kaadreid, mis on nagu võimalik praegu siin meil kodus, siin toas teile näidata. Nimelt me teeme väikse testi läbi akna filmides maja taha. Meil on siin veel praegu, ma ei tea, kuidas teile seda öelda, siin ilusad värvilised tuled laes. Need võivad olla küll elektriküünlad, mis on jõulude ajal nagu olulised, aga neid võib ka kasutada näiteks lihtsalt värviliste valgustite asemel toas, kui soovid natuke värvilist ja sükest lõbusamat värvilist valgust, sellist tuppa. Ja see ei pea sugugi jõulude ajal olema, kui ei ole just sinna ehteid külge pantud. Meil neid ei ole seal. Meil on lihtsalt elektriküünlad. Näitame siis natuke oma tuba ka. Väljas on meil 1 kraad sooja. Nii. Kuna meil on siin vähe valgust, siis me võime siia valguse ka sisse panna. Ja alati peab filmima vastu valgust. Siis on kõige õigem, mitte vastupidi. Nii et praegu on õieti kaamera. See tähendab seda, et kui valgus tuleb otse meie peale, siis on õige. Kui vastupidi, siis on natuke valesti, sest kui teatavasti kaamera on vastu valgust, filmib meid, siis on objekt, mis kaameral on tumedam lihtsalt.
nii et selline lugu on. Peeglist on selline vaatepilt, näeb meil välja. Siin on meil ka siin siuksed pildid. Nii. Ja niuke on meie test. Me ei saa kuskil mujal praegu filmida, sest pole praegu võimalik hetkel. Aga see on mu uus Sony videokaamera, mille ma ostsin pool aastat tagasi. Ja ma olen väga rahul selle kaameraga, sest see kaamera on väga kvaliteetne ja hea. Värvid on head, terav pilt, kõik on hästi. Nagu me rääkisime, vastu valgust filmida on selline, et nagu äriti ei ole soovitav ja ei olegi hea. Kui juba nagu ja videovalgusti on ka väga oluline muidugi. Jah. Et kui näiteks tuleme siia natuke ettepoole, siis on hoopis teine asi, sest valgus paistab otse meie peale ja siis see on alati filmimisel väga oluline. Ja kui me istume siin niimoodi, siis valgus on meil sealpool on ju. Ja kui kaamera on meil otse siin, siis nagu ongi see, et valgus peaks otse meie peale tulema, aga ta tuleb külgede poolt. Et selles suhtes peaks olema videovalgusti, mis meil ka olemas on, aga meil on sellel kahjuks aku tühi praegu. Nii et tegelikult kui nii panna, siis on nagu jah, parem, sest siis on just nagu ma rääkisin. Aga kui panna näiteks siia peale niimoodi filmima, siis on sedasi. Aga see on automaatne praegu. Kõik on automaatika. Ja jooksmise test on sellel ka väga oluline. Teate miks?
sellepärast, et kui seda saab muidugi väljas teha kõige rohkem, kõige paremini. Toas siin ei ole eriti huvitav siin väikses ruumis joosta niimoodi. Et kunagi teeme selle ka ära. Sellepärast, et see kaamera on selline mehhanism, mis siis objektiiv liigub niimoodi edasi-tagasi kogu aeg. See on selline süsteem, mis ei lase pildil hüpata, kui sa jooksed. Ja see on väga oluline, sest kui sa tahad hästi kiiresti filmida ja kiirelt liikuda, siis on see väga oluline, et siis te ei värise ka hüppa niimoodi nagu parematel, vanematel kaameratel on olnud. Nii et see oli meil testvideo, armsad sõbrad, aitäh, et vaatasite. Näeme järgmine kord. Tšau!